Kambri merepoolne aknava näitas seina paksuseks umbes 2 meetrit. Selle välisserva olid müüritud massiivsed trellid. Aknaklaasid tavaliselt puudusid. Kui suvel soe mereõhk leevendas ülerahvastatud Kambris valitsevat leitsakut, siis sügisel ja talve hakul, kui mul tuli veel patareis olla, tuli öösel end nii katta, et tuul riideid pealt minema ei viiks ja külm liiga ei teeks. Tollal ei andnud vangla mitte mingisugust riietust, magamisriietust rääkimata. Magada tuli põrandal külg külje kõrval ja selles, mis seljas, saapad ja kraamikotike peal padjaks, kätaretik padja püüriks. Nii palju oli siiski lubatud, et pakiga võisid saada ka riideasemeid. Sain minagi koduse sooja mustrilise teki, millest tõmblesin endale magamiskoti. Oma igapäevases elus oli vang leidlik. Nii olid Kambris miniatuursed mängukaardid, malendid, kirjutusvahendid, paberitükid, pliiatsiõpid, terariistade aseained nagu plekitükid, šiletiterad, klaasitükid, traadi- ja vineeritükid ja muu selline. Malendid tehti sülega nätsutatud leivast. Valgete jaoks segati hambapulbrit hulka, mustade värviks lõigati saapakontsa küljest kummiliistak, mis põletati nõeks. Tuletikkude vähesuse tõttu lõhestati tikk šiletitera pooliku abil 4 ja suitsumehed said tuld. Ka saadi tuld rullitud vatti saapadalla abil hõõrudes. Üks meistrimees tegi vineeritükikestest tubakakarbi, ilustas selle oleviste torni ja pika Hermanni siluettidega.